Ukraina liigub võidu suunas. Vähemalt nii arvab üha rohkem lääne ametnikke, analüütikuid ja meediat ning loomulikult ka Ukraina ametnikud. Kui sõda Ukrainas jõuab oma 5. suvesse, on paljud eksperdid muutunud üha kindlamaks, et Ukraina pole mitte ainult initsiatiivi enda kätte haaranud, vaid ka võidu. Nagu Patrick Tacker, USA kaitseväljaande Defense One teaduse ja tehnoloogia toimetaja ütleb, ei ole Ukraina lihtsalt ellu jäämas oma kurnavas sõjas Venemaaga. Mõnes mõttes edeneb Ukraina ja võib-olla isegi teel võidule. Aga kas see on täpne? Varasematel aastatel oleme näinud sarnast optimismi Ukraina väljavaadete suhtes, mis osutusid ilmselgelt enneaegseks. Näiteks Ukraina vastupealetungi ajal Harkivi oblastis 2022 aastal ning 2023 aasta vastupealetungi alguses Zaporižja ja Hersoni oblastis. 2024 aastal Venemaa Kurski piirkonda tungimise ajal ning Venemaal aset leidnud kütusekriisi ajal, mille põhjustasid Ukraina rünnakud energiataristule 2025 aasta suvel. Kõigil neil juhtudel osutus Ukraina eelis ajutiseks ning 2023 aasta vastupealetungi ja Kurski sissetungi puhul lõppes see lõpuks ränkade kaotustega. Kuid seekord võib olukord olla teistsugune. Ukraina on viimastel kuudel märkimisväärselt panuseid tõstnud ja on valla päästnud midagi nii arenenud, et see võib anda Venemaa presidendile Vladimir Putinile märku, et sõda on läbi ja mitte tema kasuks. Me räägime millestki täiesti ulmelisest, humanoidsetest lahingurobotitest. Me teame juba, et droonid on lahinguväljal suurt mõju avaldanud. Ukraina relvajõud on märkimisväärselt suurendanud oma kesk- ja kaugmaa raketi ning droonirünnakute arvu ja ulatust Venemaa territooriumil. Lahingusse on toodud terve rida uusi ja arenenud relvasüsteeme ning neid lisandub pidevalt juurde. Tulemused näivad õigustavat usaldust Ukraina väljavaadete suhtes. Ukraina ründab nüüd iga päev Venemaa olulist sõjalist ja energiaalast taristut ning võtmetähtsusega logistilisi teid. Ukraina uued keskmaa ründedroonid nagu Hornet on muutnud Novorossija maantee surmateeks. See maantee on peamine arter, mis ühendab okupeeritud Krimmi Venemaa mandriosaga läbi okupeeritud Hersoni, Zaporižja, Donetski ja Luhanski oblastite. Ukraina rünnakud on jätnud maanteele kümneid põlenud Vene sõjaväesõidukeid, kütuseautosid ja muid sõidukeid ning kahjustanud bensiinijaamu, raudteetaristut ja sildu. Selle tulemusena on Krimmis praegu tõsine kütusekriis. Elanikel on lubatud osta vaid 20 liitrit kütust päevas ning Krimmi elanikud seisavad pikkades järjekordades, et saada kätte seda hinnalist vedelikku. Võimud ennustavad ka suvise turismihooaja täielikku kokkuvarisemist, mis on poolsaare jaoks oluline tuluallikas. Kuid see võib olla sissejuhatus millelegi palju dramaatilisemale. Nii Venemaa kui Ukraina poolelt kasvab spekulatsioon, et need sündmused ei ole Venemaa jaoks vaid majanduslik ja mainekahju. Üha rohkem analüütikuid usub nüüd ka, et need sündmused võivad olla ettevalmistus julgeks Ukraina katseks dessandiga poolsaarele maabuda ja püüda selle osa või kogu poolsaare enda kontrolli alla võtta. Samal ajal jõuavad Ukraina kaugmaadroonid ja raketid vaieldamatult üha sügavamale Venemaale ning tabavad üha sagedamini olulisi sihtmärke. Naftatöötamistehased ja ladustamisrajatised, olulised sõjatööstuslikud tootmisüksused ning tähenduslikud kultuurikeskused saavad kõik tugevalt pihta. Nende rünnakute üha julgem iseloom tuli hiljuti eredalt esile Venemaa tähtsuselt teises linnas, Peterburis. Peterburi rahvusvahelise majandusfoorumi ajal, mis on Venemaa tähtsaim majandusüritus ja mida paljud peavad Venemaa Davoseks, ründas Ukraina linna kümnete droonidega. Vene korvett nimega Poiki sai tabamuse kuivdokis Kronstadti saare sadamas, mille tagajärjel puhkes tulekahju ja tõenäoliselt tekkis ulatuslik kahju. Peterburi naftaterminal, mis on üks suurimaid nafta ümberlaadimiskomplekse loode Venemaal, süttis samuti põlema. Vene võimud väidavad, et allatulistatud vaenlase droonirusud põhjustasid suure tulekahju, milles hukkus 2 tuletõrjujat. Konverentsi paigast oli näha suitsusambaid, mis pani mõned Ukraina ja lääne vaatlejad väitma, et rünnakud häirisid konverentsi. Siiski ei olnud üritusel endal näha ühtegi märki häiretest. Keegi ei jooksnud varjenditesse, paanikat polnud, sessioonid ei hilinenud, mitte midagi. Tegelikult tõi üritus kohale üle 20 000 osaleja 130 riigist, mis seab kahtluse alla lääne väited, et sõda Ukrainas on Venemaa isoleerinud. Sõda on kindlasti Venemaa läänest isoleerinud, kuid nagu Putini hiljutine kõrgetasemeline visiit Hiinasse ja SPIF-i külaliste nimekiri näitavad, ei laiene see isolatsioon ülejäänud 7/8 maailmast mingilgi olulisel moel.
Tõepoolest, plenaaristungil, kus osales ka Putin, kirjeldas Saudi Araabia energiaminister Abdulaziz bin Salman Al Saud kahe riigi suhteid kui kuni surm meid lahutab. Siiski, nagu Tucker kirjutab, pole naftataristu sügaval Venemaa territooriumil enam turvaline, andes Kiievile mõjuvõimu Moskva eksporditulude üle. Ja seisuga mai keskpaik 2026 on Ukraina sõjavägi rünnanud Venemaa naftarafineerimistehaseid kokku 158 korda, sealhulgas 24 Venemaa 33 rafineerimistehasest, mis suudavad töödelda üle 1 miljoni tonni naftat aastas. Vähemalt 35 neist rünnakutest toimusid 2026 aastal, mis rõhutab rünnakute kasvavat sagedust ja tõhusust. Reutersi allikate kohaselt on praktiliselt kõik suuremad naftarafineerimistehased Kesk-Venemaal sunnitud selle tulemusena kütuse tootmise peatama või vähendama, mis moodustab ligikaudu veerandi kogu tootmisest. Kahjuks Ukraina jaoks pole see seni nii palju kahju tekitanud, kui loodeti, vähemalt veel mitte. Hoolimata rafineerimistehaste ajutisest või võib-olla püsivast sulgemisest Tuapses, Permis, Kurishis, Rjazanis ja Saratovis on Venemaa naftaeksporditulud tegelikult kasvanud. 2026 aasta mais ulatus Venemaalt meritsi tarnitava toornafta maht keskmiselt 3,46 miljoni barrelini päevas, mis on aastaga võrreldes 120 000 barreli võrra rohkem kui 2025 aastal. Ja seda ajal, kui nafta hinnad on lakke tõusnud. Venemaa on olnud üks peamisi kasusaajaid USA ja Iisraeli provotseerimata rünnakutest Iraani vastu, millele Iraan vastas, sulgedes kriitilise tähtsusega Hormuzi väina ja rünnates USA sõjaväebaasidega Pärsia lahe riikide energiatööstuse infrastruktuuri. Tulemuseks on olnud tõsine nafta- ja maagaasi tarnete šokk, mis on põhjustanud hindade järsu tõusu ning sundinud USA'd ajutiselt tühistama sanktsioonid Venemaa nafta suhtes. Spiefil rõhutas Putin samuti, et naftatulud ei ole enam Venemaa majanduse peamine tõukejõud, nagu need kunagi olid. Alates 2022 aastast on nafta- ja gaasitulude osakaal langenud umbes 40%-lt 23%-le. Kuigi see on muidugi märkimisväärne, oleks vale öelda, et see on meie jaoks ülioluline, ütles ta. Samuti on ebamugav tõsiasi see, et Ukrainal on veel pikk tee minna, enne kui ta suudab põhjustada Venemaa naftatöötlemistehastele samasugust kahju, nagu Venemaa on tekitanud Ukrainale. Ja Ukrainal oli kunagi oma õitsev naftatöötlemistööstus, mis varustas kuni poole tema bensiinivajadusest. Enam mitte. Ukraina konkurentsiameti esimees Pavel Kirilenko ütles märtsis parlamendile, et Kremenchuki naftatöötlemistehas on Venemaa raketi- ja droonirünnakute tavajärjel täielikult töö lõpetanud. Energeetikaminister Denys Šmõhhal lisas, et rafineerimistehast on tabanud 69 raketti ja umbes 260 drooni. See oli Ukraina suurim alles jäänud rafineerimistehas. Ukraina teised suuremad rafineerimistehased Lõtševis, Hersonis ja Drogobõtšis olid varem hävitatud või okupeeritud. Seetõttu sõltub Ukraina nüüd täielikult kütuseimpordidest, hankides bensiini ja diislikütust peamiselt Poolast, Leedust, Rumeeniast ja Kreekast. Kuid kahju, mida Ukraina põhjustab Venemaa naftatööstusele ja tuludele, pole kaugeltki ainus viis, kuidas analüütikud nagu Tucker tunnevad, et sõda on otsustavalt Ukraina kasuks pöördunud. Nad väidavad ka, et Ukraina on lahinguväljal initsiatiivi enda kätte haaranud, tänu sellele, mida Tucker nimetab nende tugevale keskendumisele, tehisintellektile ja robootikale. Ukraina on välja arendanud droonid ja maismaarobotid, mis suudavad territooriumi hoida ja isegi tagasi vallutada. Väidetavalt täidavad Ukraina maismaarobotid nüüd rindel 80% logistilistest ülesannetest. Näiteks viivad lõhkeaineid vaenlase positsioonidele ja evakueerivad haavatuid, kuid neid kasutatakse üha enam ka otseses lahingutegevuses. 2025 aasta suvel hoidis üks kaugjuhitav droid TV12,7 robot, mis oli varustatud kuulipildujaga, väidetavalt oma positsiooni 45 päeva järjest. 3. armee korpuse pressiesindaja sõnul nurjas robot koos umbes 10 kilomeetri kaugusel asuva operaatoriga kõik läbimurdekatsetused ja takistas vaenlase infiltreerumist ilma ühegi Ukraina inimkaotuseta. Aga kõik see viiakse järgmisele tasemele või isegi mitmele järgmisele tasemele humanoidsete lahingurobotitega. Väidetavalt viidi 2026 aasta veebruaris Ukrainasse testimiseks 2 Phantom MK1 humanoidrobotit. Neid testiti peamiselt logistika- ja varustusmissioonidel ohtlikes piirkondades ning interestingengineering.com andmetel tõid need esile nii tehnoloogia potentsiaali kui ka praegused piirangud.
Katse olevat edukalt demonstreerinud platvormi potentsiaali eesliini toetusrollides. Siiski on Phantom MK1 veel kaugel lahinguväljas supersõdurist, kuna selle kandevõime on piiratud umbes 20 kilogrammiga, puudub veekindlus ning akukestvus ei ole piisav suuremahulisteks operatsioonideks. Phantomi Ameerika Ühendriikide tootja Foundation plaanib neid puudusi parandada Phantom 2-ga, mis peaks Ukrainasse saadetama hiljem 2026. aasta jooksul. Väidetavalt saab uuendatud mudelil olema üleinimlikud võimed ja see suudab kanda 2 korda rohkem kui Phantom MK1. Arendajad seisavad silmitsi sarnaste väljakutsetega kõigi kasutusele võetavate robotisüsteemidega, kuid neid lahendatakse järk-järgult. Kuid lisaks robotitele on veel üks võtmetehnoloogia, mis annab Ukrainale eelise lahinguväljal ja õhus – tehisintellekt. Ukraina sõjaväe tehisintellekti kasutamine on 2026 aastaks arenenud katsetest põhitegevusvõimekusteks, eriti juhtimises ja kontrollis, autonoomses sihtmärkide tuvastamises ning parvede koordineerimises. Üha rohkem mehitamata süsteeme juhitakse vähemalt mingil määral kümnete tehisintellekti toodete abil, alates õhudroonide juhtimispakettidest kuni otsustusabivahenditeni kõrgeimal tasemel. Kõige silmapaistvam näide on Palantieri tarkvarakomplekt, eriti Prisma platvorm, mis on kasutusele võetud Ukraina peamise luuredirektoraadi ehk HURi ja teiste löögiüksuste sees. Prisma koondab reaalajas andmeid tuhandetelt droonidelt, radaripüükidelt ja satelliidipiltidelt ühte operatiivpilti, võimaldades operaatoritel ja hajutatud punkritel koordineerida massilisi droonirünnakuid samaaegselt. Süsteemi algoritmid analüüsivad varasemate lainete tõrjepunkte, radari katvustsoone ja õhutõrje tihedust, et arvutada optimaalsed lennutrajektoorid reaalajas. See õpib ise iga missiooniga, suunates uusi droone dünaamiliselt läbi Venemaa kaitselünkade, mida inimplaanijad võivad märkamata jätta. See on olnud peamine tegur Ukraina kauglöökide kasvavas tõhususes. Teine hea näide on TFL-1 moodul, mis võimaldab ühesuunalisel droonil pärast sihtmärgi valimist inimese poolt autonoomselt tegutseda, vähendades selle haavatavust segamise ja muude kaitsemeetmete suhtes. Selle tootja, Ukraina ettevõtte 4. seadus, ütleb, et TFL-1 muudab drooni 4 korda tõenäolisemaks sihtmärgi tabamisel. Ukraina ja tema partnerid liiguvad samuti kiiresti edasi uute kõrgelt autonoomsete kaitsesüsteemide kontseptsioonidega Vene droonide vastu, kombineerides ISR-andureid ja tehisintellekti, et tuvastada ja ära tunda vaenlase droone kiiremini ja kindlamalt. Ukraina riikliku julgeoleku ja kaitsenõukogu asepeasekretäri David Alojani sõnul ühendatakse kõik need süsteemid omavahel ja koos inimestega luuakse hajutatud võrk, kus erinevates kohtades asuvad tõrjedroonid, mida saab vajadusel aktiveerida. Ühel päeval on meil ainult umbes 10 meest, kes vastutavad tõrjete kinnitamise eest ja see liigub automaatselt otse sihtmärgile. Inimooperaatorid hajutatakse samuti laiali. Kõike saab juhtida Kiievist, Lvivist või teistest linnadest teistes riikides, ütles ta. Nüüd, siin sõjasaates ei korruta me lihtsalt väsinud pealkirju ja lugusid. Me täidame detailid, sa pead täpselt aru saama, mis toimub ja miks see oluline on. Seega telli kanal, et sa kunagi midagi maha ei magaks. Nüüd, Ukraina valmisolek ja võimekus üles ehitada oma doktriin, hangete ja varustussüsteemid autonoomse sõjapidamise ümber pole andnud neile lihtsalt eelise aeglasemalt liikuvast Vene sõjamasinast. See lahendab ka ühe 2 kõige kriitilisemast probleemist, millega Ukraina silmitsi seisab. Üha tõsisem tööjõupuudus rindel. Hinnanguliselt on Venemaa rindelõigu sektorist olenevalt 1,5 kuni 5-kordne ülekaal. Veelgi enam, Venemaa suudab endiselt meelitada 100 000 värvatuid kõrgete palkade ja muude hüvede abil. Seevastu Ukraina on sunnitud kaotuste korvamiseks rakendama jõhkrat sundmobilisatsiooniprogrammi, mida kutsutakse hüüdnimega bussifitseerimine. 100 videod, kus TCC ehk Ukraina mobilisatsiooniametnikud kisuvad mehi jõuga bussidesse, et nad rindele saata, ilmuvad jätkuvalt avalikkuse ette. Ukraina ombudsmani Dmutro Lubinetsi avaldatud šokeerivates videotes on näha, kuidas mehed on värbamiskeskustes trepikodade voodite külge aheldatud, et takistada nende põgenemiskatseid. Dmutro Lubinetsi sõnul on kaebuste arv ombudsmanile seoses kodanikeõiguste rikkumistega mobilisatsiooni ajal kasvanud 2022. aastaga võrreldes 333 korda. See on muutumas üha tõsisemaks probleemiks valitsuse ja elanikkonna vahel. Lubinetsi sõnul vabastatakse need, kes suudavad maksta, samal ajal kui teised mobiliseeritakse valimatult.
Üha rohkem videoid näitab, kuidas elanikud panevad vastu, ründavad ja ajavad TCC ning politseiametnikke minema bussifitseerimise katsete ajal. Samal ajal on umbes 95 000 sõjaväealist ukrainlast sisenenud Saksamaale alates 2025 aasta algusest, moodustades 60% kõigist Ukraina kodanikest, kes otsivad varjupaika Saksamaal. Asja teeb hullemaks see, et jaanuaris avalikustas äsja ametisse nimetatud Ukraina kaitseminister Mihhailo Fedorov, et umbes 2 miljonit ukrainlast väldib ajateenistust, samal ajal kui umbes 200 000 Ukraina sõdurit on omavoliliselt oma positsioonidelt lahkunud. Ukraina on sattunud oma toetajate poolt üha suurema surve alla, et langetada ajateenistuse iga 25-lt 18-le. Ukraina on seni keeldunud, põhjendatult väites, et see tooks kaasa ohu muuta see, mida USA rahvusvaheliste suhete professor John Mearsheimer on nimetanud demograafiliseks surmaspiraaliks, lihtsalt demograafiliseks surmaks. Selle asemel suurendab Ukraina survet sellistele riikidele nagu Poola ja Saksamaa, et need hakkaksid saatma sõjaväeikka jõudnud põgenikke tagasi Ukrainasse ajateenistusse. Sõjauuringute instituut ehk ISV kirjutab nii. Tänu Ukraina edukatele keskmaa- ja eesliini droonirünnakutele peab Vladimir Putin nüüd veenma üha väsinumat Vene elanikkonda mitte ainult toetama 105. aastat, vaid ka leppima sundmobilisatsiooniga sõjas, mis on Venemaale juba maksnud üle 1 miljoni kaotuse. See võib küll tõsi olla, kuid tundub, et Ukraina jaoks on see rong juba ammu läinud. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski valitsus ja selle lääne toetajad on üsna rahul sellega, et võideldakse viimase ukrainlaseni seni, kuni see Venemaad nõrgestab. Kuid tõendid viitavad sellele, et ukrainlased ise ei ole enamasti just eriti innukad, kui seda leebelt öelda. Nüüd, hoolimata kõigist oma edusammudest robootika ja mehitamata tehnoloogiate vallas ning kõigist oma paljudest õnnestumistest Venemaa logistika ja majanduse tõsisel kahjustamisel, hakkab see elav jõupuudus rindel järjest enam ilmnema. Lääne allikad, nagu ISV, on juba kuid väitnud, et hoolimata sellest puudusest on Ukraina haaranud initsiatiivi lahinguväljal ja vallutanud rohkem territooriumi kui Venemaa, või vähemalt nii, et selle edasitung on piirdunud vaid mõne miiliga. Nad väidavad, et Venemaa keskmine kuine territoriaalne juurdekasv viimase 12 kuu jooksul oli vaid 108 ruutmiili. Kuid põhjalik uurimine peamistes lahingupiirkondades räägib teistsugust lugu, eriti seal, kus see tõeliselt oluline on. Donbassis on lahingud Limani ümbruses taas intensiivistunud, kus mõlemad pooled võitlevad eelise nimel olulisel rindelõigul. Kuid mis veelgi olulisem, üha rohkemate Ukraina sõjaliste allikate sõnul on Donetski oblastis tugevalt kindlustatud kaitsevööndi osad sattumas üha suurema surve alla. Ja pole selge, kuidas Ukraina täpselt kavatseb seda survet peatada. Kriitiline linn Konstantinivka on külgedelt haardesse võetud, kusjuures Vene väed kontrollivad nüüd enam-vähem kogu linna, välja arvatud põhjaosa. Hinnanguliselt on umbes 12 000 Ukraina sõdurit ümber piiratud ning paljud teised taanduvad järgmisse vööndis asuvasse linna, Ruškovkasse. Nagu Ukraina sõjaline ekspert Konstantin Mašovets ütleb, mis puudutab Konstantinivka kaitsjate edasisi taktikalisi väljavaateid, siis need on leebelt öeldes Ukraina relvajõudude jaoks väga ebasoodsad. Nii Kramatorsk kui ka Slovjansk, 12 linna selles vööndis, on nüüd hästi Venemaa FPV droonide ja keskmaa suurtükiväe ulatuses, kusjuures linnade logistika on pideva surve all. Ukraina võimud andsid hiljuti korralduse evakueerida suured osad mõlemast linnast, samuti lähedal asuvatest asulatest Belenker, Malotaranovka ja Privolgie, mis rõhutab olukorra halvenemist. Kui see kindlusvöönd langeb, on väga vähe tugevaid kaitserajatisi, mis takistaksid venelastel ülejäänud Donetski oblasti vallutamist ja edasiliikumist. Seetõttu on Zelenski olnud nii kindlameelne, et ta ei nõustu Vene nõudmistega, mille kohaselt on rahu võimalik ainult siis, kui Ukraina väed lahkuvad Donbassist. Aga kui lähinädalatel midagi drastiliselt ei muutu, ei pruugi tal olla valikut. Veelgi põhja pool annavad Ukraina eksperdid häiret olukorra pärast võtmetähtsusega Harkivi oblasti logistikasõlmes Kazutša-Lopenis. Eksperdid on hoiatanud, et linna vallutamine avaks Vene vägedele tee otse Harkivi linna äärde. Kui kuulata Ukraina sõjalisi eksperte, mitte ainult valitsusega seotud ja lääne propagandat, siis olukord muutub sama raskeks ka võtmetähtsusega Orihivi linna ümbruses, Zaporižjas, Sumi linna põhjasuundadel ja teistes piirkondades.
Kuid võib olla kõige kõnekam märk sellest, et Ukraina rindeedud pole päris sellised, nagu neid kujutatakse, on Zelenski ja tema peamiste Euroopa liitlaste järjekindel nõudmine, et ühepoolne relvarahu praegustel rindejoontel on õiglase ja püsiva rahu eeltingimus. Sõjaajaloo annaalidest peab tõesti hoolikalt otsima näiteid, kus võidukas pool otsustab ühepoolselt oma edasitungi peatada kaotava poole kasuks. Venemaa on täielikult tagasi lükanud relvarahu mõtte praegustel rindejoontel, samal ajal kui Ukraina nõuab seda järjekindlalt. Tee sellest omad järeldused. Samal ajal jätkavad eksperdid nagu Tucker ja ISV allikate, näiteks Pentagoni peadirektori 2026 aasta mai raporti tähtsuse pisendamist, mis seab peatsest Ukraina võidust kõneleva narratiivi kahtluse alla. Raportis öeldakse, et Venemaal on peaaegu kindlasti enamikus võtmevaldkondades Ukraina ees märkimisväärne eelis. Tucker lükkab Svitzeri kõrvale ja kirjutab. Et mõista, kui dramaatiliselt on Ukraina väljavaated muutunud, tasub arvestada järgmist. Märtsis tunnistas riikliku luuredirektor Tulsi Gabbard, et USA luurekogukond uskus, et Venemaal on selles konfliktis ülekaal. Shaker näib samuti olevat täiesti teadmatuses, kas teadlikult või mitte, veel ühest kriitilisest valdkonnast, kus Ukraina seisab silmitsi võimatute olukordadega. Õhutõrje, Venemaa pidevalt laieneva ja täiustuva ballistiliste rakettide arsenali vastu. Probleem näib ületamatu olevat just selles õhutõrjesüsteemis, mida Ukraina kõige rohkem vajab. PAC-3 või PAC-2 raketid Patriot-süsteemi jaoks, mis on kaugelt kõige tõhusam süsteem ballistiliste rakettide vastu. Mais kirjutas Zelenski pika avaliku kirja president Donald Trumpile, paludes tungivalt nende rakettide kiiret tarnimist. Tundub, et seda on eiratud, vähemalt avalikult. Ta taotles ka litsentsi nende rakettide tootmiseks Ukrainas, kuid ka see näib olevat eiratud või vähemalt avalikult tagasi lükatud. Seejärel palus ta Saksamaal anda aasta lõpuks oma reservidest 10 täiendavaid Patrioti raketitõrjerakette. Vastu tasuks lubas ta tarnida tõrjedroone, mida loodetakse tulevikus toota. Vastust oodatakse juulis. Zelenski probleem on see, et tänu sõjale Ukrainas ja mis veelgi olulisem USA võitlusele Iraani vastu on nende rakettide krooniline puudus ning lihtsalt ei ole tootmisvõimsust, et seda puudujääki katta. Hinnanguliselt toodab Venemaa kuni 113 ballistilist, aeroballistilist ja hüperhelikiirusega raketti kuus. Samal ajal, kuigi Lockheed Martin on teatanud plaanidest tootmist järgnevatel aastatel oluliselt suurendada, toodab ettevõte praegu vaid umbes 52 PAC-3 MSC tõrjeraketti kuus. Nii et isegi kui kõik need tarnitaks Ukrainale, ei oleks sellest ikkagi piisavalt. Ja Ukrainal on neid kindlasti vaja. Pärast Ukraina küünilist rünnakut õpetajate koolituskeskusele, mille tagajärjel hukkus 21 teismelist tüdrukut ja veel 10 said vigastada, on Venemaa järjekindlalt suurendanud oma drooni- ja raketirünnakuid üle kogu Ukraina. Sihtmärkideks on lisandunud logistikasõlmed, bensiinijaamad, veokid ja laod, sealhulgas need, kus hoitakse toidu- ja meditsiinitarbeid. Näiteks 10. juunil teatas Harkivi linnapea Igor Terikov enam kui 20 Gerunt-tüüpi droonirünnakust linna piires, mille tagajärjel puhkes mitu suurt tulekahju. Vladimir Putin on lubanud süsteemseid lööke otsustuskeskuste vastu, kuid on selge, et need rünnakud on mõeldud tekitama võimalikult palju segadust ja rahulolematust Ukraina elanikkonna seas ning nende enda valitsuses. Ja just seda püüavadki Ukraina üha sagenevad rünnakud Venemaa vastu saavutada, sundides Vladimir Putinit alandavat kaotust tunnistama. Kuid on väga vähe tõendeid, et see tegelikult toimiks. Vladimir Putin on tõepoolest Venemaal üha suurema surve all, kuid mitte selleks, et otsida ebasoodsat rahu. Enamik venelasi nõuab hoopis üha valjemini, et ta loobuks pehmest lähenemisest ja lööks Ukrainat palju jõulisemalt. Kui Vladimir Putin hakkab nendele nõudmistele vastu tulema, on Volodõmõr Zelenski vastanud sellega, et Ukraina on suurendanud kaugrünnakuid Venemaa territooriumil. Omakorda näib Venemaa suhtuvat Ukraina tsiviilohvritesse üha hoolimatumalt. Nende arv kasvab kiiresti. Zelenski ja Ukraina ise aga samamoodi ei käitu. Julia Mendel, Zelenski vastuoluline endine pressiesindaja, kes põgenes hiljem USA-sse ja pöördus oma endise ülemuse vastu, võttis hiljuti riskid kokku. Kui Zelenski kamp ei nõustu sel suvel sõda lõpetama, ootavad Ukrainat ees veremerd ja kohutav talv. Meile kõigile öeldakse, et peame veel mõned kuud vastu pidama. Ja taaskord öeldakse meile, et Venemaa on kohe kokku varisemas. Inimesed, kes neid sõnumeid levitavad, ei ole rumalad. Nad on lihtsalt kindlad, et meie kõik oleme rumalad, ütles ta. Sellegipoolest usuvad Zelenski, tema toetajad Euroopas ja režiimimeelne ajakirjandus endiselt, et Venemaad ootab kohe ees hävitav kaotus.
Aga kuidas Ukraina võit tegelikult välja näeks? David Elrojani sõnul nõuab võidu väljakuulutamine enamat kui vaid vaenutegevuse lõpetamist. Ta ütles, et sissetunginud riik peab jääma palju nõrgemaks, et ta ei saaks uuesti relvastuda nagu pärast 2014. Aasta Krimmi sissetungi. Praegu suunavad nad umbes 30% oma majandusest kaitsetööstusele, mis on tema sõnul liiga palju. Tundub, et talle on kahe silma vahele jäänud asjaolu, et Ukraina kulutab juba 100% oma riigituludest sõja rahastamiseks ning sõltub täielikult välisabist ja laenudest palkade, pensionite ja kogu muu riigieelarve katmiseks. Rääkimata sellest, et lisaks kogu riigitulu sõjategevusele suunamisele peetakse juba praegu ebapiisavaks ka täiendavat 90 miljardi euro ehk umbes 140 miljardi dollari suurust EL-i toetust. Ja Euroopa Liidul ei ole tegelikult raha, mida Ukrainale laenata. Selle asemel kasutatakse konfiskeeritud Vene varasid. Tulemusena on humanitaarabi Ukrainale järsult vähenenud just siis, kui kaua kannatanud elanikkond seda kõige rohkem vajab. Kieli Maailmamajanduse Instituudi andmetel langesid Euroopa finants- ja humanitaarabi eraldised 2026 aasta jaanuarist aprillini vähem kui viiendikule 2025. aasta keskmisest igakuisest tasemest. Vaesus, töötus ja toiduva kindlustamatus kasvavad, isegi kui elanikkond jätkab vähenemist ja inflatsioon tõuseb üha kõrgemale. Koos üha kasvava hulga inimestega, keda peavoolumeedias ei näe, on ka endine Ukraina välisminister Dmytro Kuleba väljendanud skepsist narratiivi suhtes, et Ukraina on sõjakäiku muutnud. Ma ei taha tegelikult olla tujurikkuja, kes istub ja takistab inimestel rõõmustamast. Aga novembris tuleme sina ja mina tagasi selle narratiivi juurde, kuidas me kõik talve üle elasime. Või fraasid, et sõjas toimus murrang, Ukraina pööras kõik vastupidises suunas ja nüüd marsime Kremlisse. See kõik on jama. Ma saan aru, et mõne kuulaja jaoks mõjub see nende vaimsele seisundile hästi. See on väga kasulik lugu. Nii et kes siis petab ennast või lausa valetab? Kas sellised nagu Tucker, ISW ja Zelenski on õiged? Kas Ukraina liigub kiiresti otsustava võidu poole, mis sunnib Venemaad alandavaid rahutingimusi vastu võtma ja viib lõpuks Venemaa sisemise kokkuvarisemiseni? Või hävitavad Zelenski ja tema partnerid EL-is ja Ühendkuningriigis küüniliselt Ukraina rahvast ja majandust, ajades taga mingisugust illusoorset Ukraina võitu? Veelgi olulisem küsimus on, kuhu kõik Zelenski eskalatsioonid viivad? Kõik näivad olevat unustanud, et Venemaa on maailma suurim tuumariik. Selle jõu mõte ongi sellist kaotust ära hoida. Kas eurooplased on siis tõesti valmis riskima tuumarünnakute või Venemaa täieliku sõjakuulutusega, mis hõlmab sadade tuhandete lisaväelaste mobiliseerimist? Kas Prantsusmaa või Ühendkuningriik oleksid tõesti valmis panema kaalule Londoni või Pariisi, näiteks Dnipro nimel, alustades vastulöögina tuumarünnakuid, kui Venemaa läheks nii kaugele, et kasutaks mõnda tuumalööki? Kas nende elanikkond üldse lubaks seda? Roman Kostenko, Raada kaitsekomisjoni sekretär, hoiatas hiljuti Venemaa taktikaliste tuumarelvade kasutamise ohtude eest, et saavutada läbimurre rindel või massmobilisatsioon ning kui keeruline oleks Ukrainal nendele vastu seista. Aeg näitab. Seniks vaatame tulevikku selle videoga, mis räägib sellest, kuidas Venemaa ei taastu sellest sõjast järgmise 100 aasta jooksul. Aitäh vaatamast!